pärast ärkab õide, kui kauaks sa jäid. Siin aega meie jaoks unustan kõik valed. Inger särab muusikuna enda lugusid esitades ning teda vaadates ei oleks esimene mõte, et ka tema võiks olla üksildane. Esmane kokkupuude üksildusega oli Ingeril aga juba teismelise eas. Mul ei olnud inimesi, kellega tegelikult jagada oma mõtteid ja tundeid ja nagu sügavamatest teemadest, mis minu sees käisid. Et pigem oligi nagu see, et tahaks ruttu enda tuppa, panna ukse kinni ja olla seal üksinda nende mõtetega. Kas toona, kui sa ütled, et ei olnud kellegagi rääkida, kas see tähendas seda, et sul ei olnudki sõpru või oli see lihtsalt sa ei tundnud, et sa tahaksid nende inimestega, kes su ümber on, seda kõike ka jagada või julgeksid seda jagada? Ja see oli pigem see, et ma nagu ei julgenud või ma ei leidnud neid õigeid sõnu, kuidas jagada. Et no ma arvan, et kui sa oled teismelise eas, siis eks seda, neid teemasid ongi nagu raske ise tegelikult mõista või aru saada ja ka lõpuks nagu teistele jagada, et pigem tekkis ka selline nagu kinnine tunne, et tegelikult see üksildus ongi see, et sa oleks nagu kuskil enda sees väga kinnises ruumis. 60% Eesti inimestest on tundnud end üksildasena, 14% kogeb üksildust sageli või pidevalt, 12% Eesti elanikest nendib, et neil ei ole ühtegi inimest, kellele saaks oma muredest ja tunnetest vabalt rääkida. Me nägimegi tegelikult seda, et see on selline peremehete probleem, et on küll erinevaid algatusi, mis tegelevad üksildusega ka, aga võib-olla sellist terviklikku lähenemist täna ei ole. Pigem meie eesmärk ongi see, et me tahamegi tõstatada selle diskussiooni, vähendada seda stigmat, et üksildus ei ole kindlasti midagi sellist, mida peaks häbenema või üleüldse oma tunnetest rääkimist. Kusjuures üksildusel ja üksindusel on vahe. Üksindus on eelkõige selline füüsiline, üksi olemine ja sellel võib olla selline täitsa positiivne konnotatsioon, et ongi selline mõnus ja uhke üksinda olemine, mis tekitab näiteks loovaid mõtteid või saabki enda peas midagi korrastada. Aga üksildus on siis selline võib-olla valus emotsioon isegi või tunne enda sees, mis annab märku, et tuleks teistega kontakti võtta. Ingerit aitas toona ja aitab ka siiani muusika. Kui palju sa siis seda üksilduse teemat, enda emotsioone muusikasse kirjutanud oled? No tegelikult mul on nagu hea meel öelda, see on nagu tore mingil määral kokkulangemus, et järgmisel tegelikult teisipäeval 17. mul tulebki 2 eestikeelset laulu välja ja üks laul eriti, mille nimi on Katki, räägibki sellest üksilduse tundest, et sul on ümberringi inimesed, aga sa ikka tunned ennast kuidagi üksildasena. Süda tõtab üle tunde, iga nime õmblen enda kõlge, jäänud on need, kel ühine keel, mõned lahti harutan tagasi tee. Et ma arvan, me kõik käime mingil määral seda teekonda läbi, kus me tunneme seda üksilduse tunnet ja ma arvan, et see hetk tuleb kuidagi ära tabada ja aidata ennast selles olukorras, et seda on kuidagi justkui väga lihtne öelda, aga samas ma väga loodan, et iga inimene leiab mingi viisi, kuidas ennast siis sellest olukorrast siis välja aidata. Võiks ju arvata, et üksildus on probleemiks just vanemate inimeste seas, kuid nagu ka Inger on kogenud, võivad ka noored end üksildasena tunda. Seda kinnitab ka tehtud uuring. Tegelikult on teravik hoopis noorte poole, et noored täiskasvanud vanuses 16–34 on tegelikult kõige haavatavamad ja mis on seal omakorda selline võib-olla natuke paradoks on see, et nemad on need, kes on tegelikult kõige avatuvamad ka sellele abile, kes kõige rohkem tegelikult seda toetust ootavad, aga samal ajal tunnevad ennast siis kõige üksildasemana. Üksildus kogenud inimeste seast on see kahjustanud 59% vaimset tervist, 49% füüsilist tervist, 46% motivatsiooni igapäevaeluks, 44% võimet luua füüsilisi kontakte ning 40% suhteid pere ja sõpradega. Mis on nagu hea nipp inimestel katsetada ja proovida on see, et kui sa tunned ennast üksildasena, et siis võib-olla minna natuke mugavustsoonist välja ja minnagi kuskile rahva rohkesse kohta, et tunda seda, et sul on ümber inimesed. Ma arvan, et see nagu aitab natukene seda, et sa ei ole selles asjas nagu üksinda, et seal ei pea tekkima nagu inimestega mingit suurt vestlust või midagi, vaid pigem see, et sa nagu see kohalolek. Ka eksperdid soovitavad mugavustsoonist välja tulla, tegeleda koduloomadega, suhelda pereliikmetega, kas või pisikeste kontaktide ja sammude kaupa proovida inimestega kontakti luua. Süda tuleb kuidagi tugevaks saada ja ma arvan, et tuleb kuidagi
pidada vastu selles olukorras, et see ei ole kindlasti maailma lõpp ja mitte miski ei ole veel kaotatud. Tuleb lihtsalt vastu pidada. Tuleb vastu pidada ja tuleb proovida iga hinnaga ennast aidata, sest et meil on üks elu antud selles kehas ja ma arvan, et see tuleb täiel rinnal elada lõpuni.